Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Nüüd vaatame, mida toob aasta 2026 skorpionitele, nii siis skorpioni päikesega kui ka skorpioni ascendendiga. Et peale juunikuud liigub teie aasta sellisesse võib-olla kasvufaasi rohkem tänu Jupiteri liikumisele uude märki. Olete optimistlikum oma tulevikuväljavaadete suhtes ja võib-olla usute, et suudate oma eesmärke saavutada. Et selline sisemine kindlus aitab teil tegutseda julgemalt ja võtta ette võib-olla selliseid samme, mida varem võisite pidada liiga riskantseks. Ja tihtipeale on siin ka karjääri edenemist. Võite saada näiteks ametikõrgendust või siis lihtsalt antakse suurem vastutus, leiate ennast paremast töökohast või lihtsalt teid märgatakse rohkem, hinnatakse rohkem, aga see seis ei anna edu iseenesest. Aga toob küll olukordi, kus teil on lihtsam näidata oma võimeid ja kus siis teie pingutused kannavad võib-olla rohkem sellist nähtavat vilja. Ja see tsükkel kestab terve aasta. Ta tuleb siis iga 12 aasta tagant, ehk siis kui te mõtlete tagasi 12 aastat, mis siis hakkas teie elus nii-öelda laienema, siis sarnaseid teemasid võib ka nüüd oodata ja nüüd on aeg siis mõelda ja õppida sellest, et mida te tegite hästi, teha nüüd ka ja võib-olla mis oleks võinud olla natukene teistmoodi, teha siis nüüd teistmoodi. Ja kindlasti tasub vastu võtta siin siis tunnustust, võib-olla suuremaid, paremaid rolle, mitte siis jääda ootama seda nii-öelda õiget hetke. Ja alates 27 juuli algab meil selline 18-kuuline uus tsükkel, kus siis kuusõlmed vahetavad oma märki ja lõunasõlm liigub siis Jupiteriga samasse märki, ehk siis Jupiter paisutab ja lõunasõlm tegelikult võtab vähemaks, et see on selline kombinatsioon, mis ütleb, et tegelikult tuleb siin valida, mis on päriselt teile oluline ja tähenduslik ja mis on võib-olla lihtsalt selline välise ilme pärast. Ja väga selline, võib-olla muutute selliseks selektiivseks, et kindlasti ei tohiks või ma arvan, et ei teegi seda, et igaks juhuks võtan kõik pakkumised vastu, vaid et te teete ikkagi enda jaoks siis sellise valiku ja valite need, mis sobivad siis teie eesmärkidega ja kõik ülejäänud asjad jätategi siis kõrvale. Ja augusti keskel, 13 august on meil kuuvarjutus, mis annab jällegi väga olulise aja ja ütleb teile, et mis on siis päriselt väärtuslik ja mis mitte ja võib tuua nii uusi algusi kui ka lõpetamisi. Ja peale seda varjutust on võib-olla pigem siis see moto, et vähem on rohkem ja see sobib siia väga hästi, ehk siis selline praktilised valikud sobivad siia. Võib-olla lõpetate ära need ülepakutud või mittevajalikud rollid ja hoiate alles selle, mis päriselt sobib teie elusuunaga. Kui me nüüd vaatame finantse järgmisel ehk siis 2026 aastal ja rahateemasid, siis pigem on need suunatud teie jaoks pikaajalisele finantsteemadele. Esile tulevad siin pigem laenud, ühisvarateemad, selline kaugesse tulevikku investeerimine ja mõne puhul ka võib-olla suurema ostu tegemine. Aprilli lõpus, 26 aprill, Uraan vahetab meil märki 7 aastaks tuleb see tsükkel, ehk siis 7 aasta jooksul ja nõuab teilt siis teistsugust lähenemist oma finantsvabadusele ja oma nii-öelda ressursside juhtimisele. Ehk siis ütleb teile, et kui te arvate, et te saate oma rahaasju ajada nii nagu alati, siis tegelikult 2026 suunab teid tegema vastupidi. See tähendab, et võib-olla te
avate oma investeerimiskonto või siis valite hoopis teistsuguse lahenduse, kui teil hetkel on, või siis mingid muud finantskohustused, seal on muutuseid ja see kõik toimub sellepärast, et te vajate rohkem vabadust. Ehk siis te teete ümber need asjad, mis piiravad teie vabadust. Ja siin võib tulla ka näiteks abielu või ka äripartneri kaudu olukorrad, kus rahaasjad kas siis nii-öelda liituvad või just vastupidi, läheme oma teed ehk siis eraldi. Ja see muudab siis teie reaalseid valikuid. Ja ehk siis see muudab teie finantsmõtlemist. Ja nüüd tuleb ka seda mõtlemist nii-öelda hakata vaikselt realiseerima, teha tegusid, teha otsuseid. 17. mai kuni 1. juuni liigub Merkuur ka selles samas valdkonnas, mis tähendab seda, et ta toob siin info või dokumendid ja läbirääkimise aja, kus te suhtletegi võib-olla siis pankadega või mingisuguste finantsnõustajatega näiteks ja vormistate siis kokkuleppeid ja kogute informatsiooni. Ja juuli alguses, 4. juuli, on meil selline aspekt, kus Marss-Uraan saavad kokku. Siin võib olla teie jaoks väga ootamatu läbimurre või ootamatu progress. Just see, mis puudutab siis teie finantsolukordi. Et siin võivad hakata asjad selles valdkonnas väga kiiresti liikuma ja kuna Merkuur on meil siin veel ka retros, siis ärge tehke veel olulisi lõplikke otsuseid ega võib-olla ka selliseid suuremaid oste, et oodake, kuni retromerkuur on möödas ja siis alles tehke oma lõplikud otsused ja ka kokkulepped. Siis kodu ja pere teemadest rääkides veebruari keskel, nüüd 17. veebruar on meil päikesevarjutus ja see toob esile teie jaoks kodu ja pere valdkonna teemad. Siin võivad mingid asjad lõppeda selleks, et uued saaksid alata ja järgneva 6 kuu jooksul paneb siis paika selle suuna, mille järgi te võib-olla terve järgmise aasta need koduteemad hakkavad arenema. Ja see on selline väga pikk protsess ja võib-olla need sündmused toimuvad alles seal järgmisel kuul või ülejärgmisel kuul, mitte ei pea algama siis kohe seal 17. veebruar. Ja 17. jaanuar kuni 3. märts on üldse koduteemad hästi aktiivsed, seal on muud planeedid teil ka, lisaks siis sellele varjutusele, mis tähendab seda, et millegipärast te tegelete väga palju kodu- ja pereteemadega või siis kinnisvarateemadega või vanemate teemadega. Jällegi tuletan meelde, et meil Merkuur liigub retroliikumises 26. veebruar kuni 20. märts. Ehk siis sellega tuleb siin arvestada, et selles vahemikus ärge alustage midagi päris uut, ärge hakake kinnisvara veel ostma, remonti tegema, üldse selliseid nagu uusi alguseid ärge tehke, vaid et koguge infot. Kui te tahate midagi alustada, koguge siin infot ja pange asju paberile, aga ärge tehke veel lõplikke otsuseid, sellepärast et need võivad pärast osutuda siis valedeks otsusteks, midagi tuleb siis hakata pärast muutma. Ja teil on siis ka muutumas veel siin, Pluto on meil ka veevalajas ja ka tahab, et te teeksite võib-olla kodus kardinaalseid suuri muutuseid, ei taha selliseid võib-olla ajutisi lahendusi. Ehk siis muutumas on võib-olla ka peresuhted ja üldse sellised suuremad renoveerimised näiteks või üldse ümberkorraldused tegelikult sobivad siia aastasse, aga jälgige siis seda retromerkuuri ajavahemikku, ärge seal päris uute asjadega alustage. Rääkides teie partnerlussuhetest, siis 26. aprill võib olla oluline aeg, kus siis algavad mingisugused uued pöördelised ajad.
Nimelt uraan on meil olnud siin sünnimärgis ja lõpetab siis teie nii-öelda seal suhtesektoris oma pikka tsüklit ja see tegelikult annab ka võimaluse võib-olla stabiilsemaks või rahulikumaks ajaks teie jaoks suhetes. Et need viimased 7 aastat on võib-olla elu sundinud teid õppima seda, mida tähendab üldse vabadus või autentsus suhtes. Õpetanud seda, et ei saa hoida suhet elus läbi kontrolli või jäikuse. Ja siin on siis võib-olla olnud mingisugused õppetunnid, et kui te tahate nii-öelda õiget partnerlussuhet, siis te peate lubama teisel inimesel olla see, kes ta on ja lahti laskma siis võib-olla ka vajadusest kuidagi teisi suunata. Ja peale 26. aprilli ongi siis lootust, et kui uraan läheb sealt sektorist välja, et on vähem draamat, võib-olla muutuvad suhted rahulikumaks, stabiilsemaks ja selliseks pikaajalised suhted võivad sealt siis tulla. Ja ajavahemikus 31. märts kuni 24. aprill Meenus on teid siin toetamas partnerlussuhetes, et te saaksite neid siis parandada, kui teil on vaja. Ja siin on lihtsalt lihtsam võib-olla näidata partneritele, et te hoolite, võib-olla tegeleda siis läheduse kasvatamisega ja teha siis teadlikke muudatusi oma suhetes, et see oleks teile sobilikum ja meeldivam. Ja aprilli lõpus siin 24. aprill, kui Veenus ja Uraan teevad aspekti, tuleb suhteteemadesse võib-olla mingisugune selline ootamatus või üllatus. Et suhe võib võtta siin ootamatu pöörde näiteks või siis te hoopis kohtute siin kellegagi, kes on selline natukene teistmoodi, et kui te olete harjunud eelnevalt oma suhetes olema. Ja 19. mai kuni 29. juuni ka Marss annab siin energiat juurde ja võib-olla siin tahate võtta siis suhte osas rohkem sellist juhtimist enda peale, et julgem ja viite võib-olla suhteid siin kiiremini edasi selles suunas, kus te siis soovite. Ja 26. mai võib muutuda suhte teema väga intensiivseks, aga ka ausaks ja võib-olla sellised keerulised vestlused või sügavamad vestlused on siin vajalikud. Kui me räägime loomingust, lastest, siis 7. veebruar kuni 15. aprill. Merkuur on hästi pikalt siin kalade märgis ja see toob rohkem, võib-olla annab rohkem aega siis tegeleda loominguga, lastega, romantikaga, üldse rõõmu ja naudingutega, nende tegevustega, mis on nendega seotud, mis võib-olla varem ei mahtunud nii-öelda teie kalendrisse ära. Ja 26. veebruar kuni 21. märts jällegi, kui Merkuur liigub retros, kipuvad võib-olla siis plaanid kuidagi muutuma, logistika muutub ja võib-olla ma ei tea, mingid vestlused ei vii tegelikult ikkagi sinna, kuhu vaja. Ehk siis siin ei tasu jällegi siis midagi uut päris alustada ja ei ole mõtet ka suruda mingisuguseid tulemusi juhtuma. Märtsi alguses, 3. märts liigub Marss meil kaladesse ja on seal kuni 10. aprill, mis tähendab seda, et 3. märtsist 10. aprillini võib-olla teeb see teid natukene kärsitumaks, teravamaks. Tegelikult Merkuur siin ütleb, et olge rahulik, olge aeglane, aga Marss sealjuures ütleb, et ei, ma pean tegutsema, et tuleks siin ikkagi siis kuulata seda retro-Merkuuri ja mitte kiirustada. Ja 3. märts kuni 20. märts siis, kui Marss on seal samas märgis, kus on ka Merkuur, mis on retros, võib tulla tegelikult ka sellist segadust ja frustratsiooni kiiremini või kergemini. Ja mina ütleks, et ärge siis öelge midagi niisugust, mida te hiljem võib-olla kahetsete.
ja 21. märts kuni 15. aprill Merkuur on siin jälle otse, saab lõpuks liikuma hakata, võib-olla selgemini ennast väljendada, teha otsuseid, mingeid pikale veninud tegevusi hakata siis uuesti jällegi tööle panema. Ja 10. veebruar kuni 6. märts liigub siis Veenus koos Merkuuriga kalades ja see siis hästi palju toetab siin ka seda romantikat, loomingulist tegevust, hobidega tegelemist, lihtsalt tegeleda millegi sellisega, mis teile rõõmu pakub. Ja seal retro-Merkuuri faasis jällegi võib-olla jätka siis ajakava natukene lahtisemaks, et mingisugused kohtumised, kohtingud või kontserdid, mingid sellised muud plaanid võib-olla vajavad siin ka varuplaani, et just siis detailid ja kokkulepped, et need kipuvad siin ikkagi minema lappama ja lastega seotud sellised võib-olla korralduslikud asjad ka samamoodi, et selline ajakava või logistika võib siin muutuda, tuleb olla siis paindlik ja tuleb leida siis praktiline lahendus. Ja kui te olete harjunud, et kõigepealt tulevad kohustused ja siis puhkus ja rõõm, siis tegelikult see Merkuuri pikk tsükkel siin selles vahemikus ütleb, et nüüd tuleb teha hoopis vastupidi. Et rõõmsad ja loovad tegevused tuleb tegelikult teadlikult omale kalendrisse panna, muidu seda lihtsalt üldse ei juhtugi. Et jätka siis endale meelde, et see on juba varsti, kus see aeg tuleb 7. veebruar kuni 15. aprill siis. Siis kõik, mis puudutab õppimist, reisimist, seikluseid, siis aasta esimesel poolel on Jupiter meil veel vähimärgis ja toetab palju reisimist, seiklust, laiemat sellist kasvu ja teemad, mis siis võib-olla annavad teie elule mingisuguse tähenduse, on olulised. Siin on ka siis õppimine, kirjutamine, kirjastamine ja sellised üldse akadeemilised ja vaimsed eesmärgid, et võib-olla soov siis saada vastuseid elu sellistele võib-olla olulistele või suurtele küsimustele on siin suurem. Seega, kuni 30. juuni on võimalik siis teha selliseid tegevusi, mis laiendavad teie silmaringi, näiteks reisimise kaudu, kursuste kaudu, õpetamine või mingisugune muu selline tegevus, mis kasvatab teie maailmapilti. Need sobivad hästi. Ja 1. juuni kuni 10. august on Merkuur vähimärgis, jällegi pikemalt kui tavaliselt, mis aitab teil teha plaane, panna paika võib-olla mingit logistikat, rääkida mingitest olulistest sisukatest teemadest, mis käivad siis tuleviku valikute kohta. Ja 30. juuni kuni 24. juuli, kui Merkuur on meil jällegi retroliikumises, tuleb siis arvestada jälle viivituste ja muutustega, ehk siis jätke omale sellist varuaega, kontrollige üle näiteks oma lennud, seal võib olla näiteks, et lennud hilinevad, majutuskokkulepped võivad muutuda, üldse kõik kokkulepped võivad siin muutuda või siis lihtsalt kõik tuleb natukene hiljem. Sellega tuleb siis siin arvestada ja 24. juuli kuni 10. august, siis kui Merkuur on jälle otse, siis lähevad ka sellised nii-öelda natukene nihu läinud plaanid uuesti edasi, nii reisimine, õppimine, ka reklaam. Need teemad saavad siin siis võib-olla uuesti hoo sisse. Ja 11. august kuni 28. september lisab Marss vähimärgis sellist tegutsemisjõudu. Ei taha enam lihtsalt unistada sellest, mida ma kunagi võib-olla teen, vaid te olete valmis siin päriselt midagi ära tegema, mis viivad ka siis kogemuse või avardumiseni. Ja isegi pärast Jupiteri lahkumist sealt jääb tegelikult see valdkond teie jaoks veel elavaks, sellepärast et seal on Merkuur ja Marss, mis hoiavad nagu seda teemat üleval ja laual ja sunnivad teid siis otsustama, kuhu te oma energiat ja uudishimu suunate, ehk siis needsamad reisiteemad ja õppimise ja õpetamise teemad jäävad veel natukene pikemaks ajaks teie jaoks ülesse.
Siis sõbrad, kogukond, võrgustik, et märtsi alguses, 3. märts on meil kuuvahejutus ja teie jaoks siis ongi sõprade võrgustik ja kogukonna valdkonnas. Ja nagu kuuvarjutus ikka hakkab näitama meile, mida me ennem ei näinud, näitab seda, kellega teil päriselt nii-öelda klapib, kellega on side olemas, millised grupid sobivad, millised sõbrad teile sobivad. Ja sealt tekib ka siis arusaam, et kes on tegelikult kes ja fookus läheb rohkem sellisele sisule, mitte lihtsalt välisele seltskonnale. Ja sealt tulevad siis ka järeldused, et kes on teie tõeline sõber näiteks ja lõunasõlme mõju on ka teid juba ennem seda sundinud võib-olla sõpruse mõistet nii-öelda defineerima, et 3. märtsi paiku tuleb see võib-olla lihtsalt läbi mingite sündmuste rohkem nähtavale, et te hakkate seda nägema. Kui rääkida puhkusest, vaimsest tervisest, siis 3. november kuni 4. detsember on võib-olla fookus tasakaalu säilitamisel, sellisel võib-olla tahaks natukene eemale tõmmata, tahaks taanduda, natukene vähem kohustustega tegeleda. Ja see on selline aeg, kus tulekski panna siis mingisugune rütm paika, mitte siis suruda ennast kogu aeg midagi tegema. Et et see ei ole selline puhkus kui luksus, vaid et pigem selline praktiline vajadus, et pannagi paika, et millal ma olen näiteks töö juures kättesaadav ja millal mitte. Et teil on siin vaja rohkem natukene sellist privaatsust. Ja kui me räägime võib-olla ka siis konkreetsemalt aegadest sünnipäeva suhtes, et need, kellel on sünnipäev siis 26 kuni 29 oktoober, siis võib-olla teie puhul on aasta jooksul rohkem suuremaid muudatusi ja sellist vanast vabanemist on rohkem esil. Ja selline saigi teie aasta 2026 ülevaade. Loodan väga, et saite siit natukene näpunäiteid, saate kalendrisse omale kirja panna, kuna siis midagi teha ja millal mitte teha. Ja omalt poolt soovin teile ilusat aastat 2026.